Sit ready. Attention. Ja poiste A-vanusrühma esimene eelsõit on läinud kenasti käima. Vladislav Žizov Narva spordikoolist Energia on selle sõidu hetke liider, aga no nii vähe on sõidetud alles, et vara on siin midagi hakata täpsemalt ennustama. Küll saan taas võtta välja mullused tulemused ja toona viis edasi viimasena veel aeg 3.13 ja selle sõitis välja Ermo Liivamägi, Saak Tartu esindajana. Kõige parema tulemuse eelsõidus selle eest hoolitses Jaanis Timbors, Jelgava Läti esindaja 3.07,2, mis aga toimus finaalis. Finaali võitis Rain Harjus Pärnu sõudekeskus Kalevist, kes on nüüd siis liikunud meestevanuse rühma ja 2.56,5. Teisena Kristjan Lindsalu, Tallinn sõudeklubi 2.59,6 ning mullune pronksmedalist Mihhail Kuštein Narva spordikool Energia 3.59,8. Seda sõitu on hetkel juhtimas Vladislav Žizov, tema järel Eglis Kukša ja kolmandal positsioonil Viktor Skoniševs. Noormeeste A-vanusrühmas teeb kaasa 49 osalejat. Nii ütleb stardiprotokoll ja siin on plaanis koguni 4 eelsõitu. Hetkel on nendest käimas esimene ja selleks, et finaali jõuda, on vaja sõita välja ennast 16 parema sekka, nii et eelsõitude võrdluses siis antakse meile 16 paremat tulemust. Ja nagu ennistki mainisin, siis eks veidi lihtsam võib-olla on viimastes sõitudes startijatel, sest et nemad näevad ära, mis on toimunud esimestes sõitudes ja saavad võib-olla seetõttu ka taktikaliselt võib-olla natukene paremini oma elu ergomeetritel sättida. Aga vaadates nüüd esimese sõidu kulgu, siis hetkel on endiselt liider Vladislav Žizov Narva spordikoolist Energia aparaadil number 7 ja kaamera teda hetkel ka saatmas on ja väga ilusa, rahuliku tõmbega, võimsa tõmbega on seda sõitu siis juhtimas. Eglis Kukša on hetkel teisel positsioonil, tema on masinal number 3, kaotusmeetreid 5 jagu ja nüüd on jäänud aega lõpujooneni kõigest alla 200 meetri. Ehk et mõned kümned tõmbed on veel teha ja siis me näemegi tõenäoliselt, et Vladislav Žizov on selle eelsõidu valitseja. Mis seal tagapool aga toimub? No kolmandal positsioonil hetkel Kristoffer Kriislis, Läti Jurmala. Neljandal kohal Viktor Skoniševs ja seal tagapool ka veel Karl Gustav Loog, aga ka Anton Treskov. Ja liidri edu, Žizovi edu on kasvanud ja selle sõidu taga probleemivabalt võidab 3.08,6. Nii et kena esitlus Narva noormehe poolt. Ja see peaks kindlasti nüüd olema ka aeg, mis viib ta finaali. Selles tulemuses on kindel klass. Tõenäoliselt on ka parketikõlbulik finaalis meil Eglis Kukša 3.11,7, aga miks mitte ka Viktor Skoniševs 3.18,6 ja veel kord mullust jah, siiski selle kolmanda koha ajaga tõenäoliselt enam finaali ei pääse, see on ju selle masti aeg, mis peaks jätma finaali ukse taha, aga eks loomulikult sõltub nüüd palju ka järgmistest eelsõitudest, sest et neid on kavas veel lausa 3. Sit ready. Attention. Sõitmis startis noormehed A-vanusrühm ehk et kuni 18-aastased, teine eelsõit. Ja see on nüüd väga rahvusvaheline sõit, kohal on mitmed Läti, Leedu tugevad tegijad ja vaata, et ongi siin väljamaalasi rohkem kui meie enda noormehi, aga tutvustame ka osalejaid, kõigepealt siis esimeselt masinalt Valts Pabers, tema kõrval Filip Spaumels, Valter Zdirnens, Nikita Samsonovs, Klavs Parkovskis, Mantas Ivanauskas, Richard Spurgailis, Roland Vinkel, Laurens Lablaiks, Maksims Liseneks, Ingus Jurtsans, Mark Jalakas, Christopher Tokko,
Renars Mihhailovs, Renars Oržins, Justas Kuskevitšus. Nii et rahvusvaheline seltskond noori mehi siin ja hetkel on läinud Lisenek seda sõitu juhtima, tema siis aparaadil number 10, samas kui kaamera ongi praegu saatmas, vaatame jah, jõudiski nüüd sinna 10. masinani ja väga soliidse rahuliku tõmbega, kindla peale välja mineva tõmbega on siis Liseneks seda sõitu hetkel juhtimas. Üle 400 meetri on tõmmatud ja Renars Mihhailovs on hetkel siis teisel positsioonil ja tegelikult üsna võrdselt seal silm seletab päris mitut paati virtuaalsel veel jooksmas. Paari 3-meetrise kaotusega seal liidrile Liseneksile. No näiteks on seal Mantas Ivanauskas, Richards, Burgailis, üsna võrdselt tulevad, nii et sisuliselt on nelik juhtimine ja kaugel ei ole ka 16. 15. masinal tõmbavad Kuskevitšus ning Oržins, nii et see sõit on veel väga-väga lahtine, see sõit on väga põnev, aga selles sõidus olijad teavad väga hästi, et veel on ees 2 eelsõitu ehk et 3. ja 4. eelsõit ja kui sa tahad finaali sõita, siis tuleb siin selles sõidus kindlasti ennast mõnevõrra võib-olla rohkemgi anda. Aga hetkel juhtimas on hoopis selline mees nagu Richards Burgailis. No sümboolne on see edumaa seal Mantas Ivanauska sees, vaid 2 virtuaalset meetrit, aga kindlasti on need noormehed võtnud siit nõuks tugeva esitlusega finaali saada. No selles ei ole kahtlust, et ennustatav aeg siin alla 3.11 või 12 nad ka finaali viib. Ja hetkel 5. positsioonil Renars Mihhailovs, kes alustas tugevalt ja tema kõrval seal ka üsna hästi liikumas masinal number 16 Justas Kuskevitšus, 8 meetrit hetkel siis liidrile Burgailisele kaotusmeetreid. Aga nüüd on jäänud veel mõned 10 meetrid, kui nii võib öelda, 100 meetrit jäänud sõita ja siinkohal endiselt juhtimas Burgailis, aga väga lähedal ikkagi ka Ivanauskas talle ja sümboolsed 2 meetrit on siis liidreid siin hetkel lahutamas ja tundub mulle siiski, et Burgailis võtab selle eelsõidu võidu rada number 7 ja 3.09,5. Nii et tõusvas tempos noored mehed selle sõidu siin tegid ja eks järgisid ka võib-olla meie olümpiapronksi Allar Raja soovitusi, kes ütleski, et no viimasel 300 1000 meetri distantsi arvestades, no igal juhul hambad ristis tuleb minna, aga eks... Sit ready. Attention. Kuni 18-aastaste noormeeste 3. eelsõit on edukalt startinud ja seda siis Toivida Stankunase Leedu esindaja juhtimisel. Aga üks vana võlg ka, nimelt on tuua informatsiooni sama vanade tütarlaste finalistide kohta ja siinkohal õnnitlussõnad kõikidele, kes oma nime kuulevad. No Toovile Rimkute, Milla Kain-Lauri, Nancy Liepina, Kadri Vilbaste, Annabel Aron, Violeta Levinoka, Greta Jaanson, Kristina Seljukanova, Grete Altua, Diana Bulaša, Liisa-Maria Lääne, Irena Budanova, Laura-Stina Kivistik, Anna-Režia Linje, Rahel Kõllo ja Pillerin Maidla on need 16 finalisti, kes siis tütarlaste A-vanuserühma õhtuses finaalis algusega kell 18 hakkavad suuri tegusid tegema. Kuidas aga on seis sama vanade noormeestega? No selles seisus saame lõplikult informeerida alles rohkem kui 10 minuti pärast, sest et hetkel on käimas 3. eelsõit, aga tulemas veel üks ja vaadates nüüd 3. sõitu, siis Titas Mažanauskas on seda sõitu juhtimas. Tegemist on talendika Leedu noormehega, kes siis eelmisel aastal võitis nooremate ehk siis selle B-vanusegrupi võistluse ja oli siis 16-aastane, nii et ka näitab aasta vanematega võisteldes siin suurepärast minekut ja kas võib ka teda lugeda koguni siin medali pretendendiks? No täiesti võimalik. Aga Toivida Stankunas teisel positsioonil on hetkel sõudmas tema 4 meetrit kaotus siin liidrile. Kaspars Sebastian Tiskus hetkel 3. positsioonil on ka 6 meetrit kaotusseisus. Joonas Toom tugevat sõitu tegemas hetkel masinal number 10, kaameragi korra silmas teda seal, aparaadid 11 ja 12, nemad on vastavalt Mart Päev ja Toivida Stankunas, keda siis kaamera hetkel jälgib ja no loomulikult liidri tegemisi siin jälgitakse. Liider on praegu aga nüüd juba Titas Mažanauskas, nii et Titas Mažanauskas masinal number 9
see pikk rohelises särgis Leedu noormees teeb tõeliselt tublit tööd selles eelsõidus ja väga elegantselt, võiks öelda väga hea sõudetehnikaga on ta hetkel liikumas ja kindla peale on läinud selles eelsõidus välja. No tõenäoliselt püssirohtu jagab ta ikkagi nii, et seda ka finaali jääks. Hetkel teisel positsioonil Kaspar Sebastian Tiskus, 2 meetrit kaotust hetkel liidrile. Kolmandal, neljandal positsioonil vastavalt Joonas Toom ja Toividas Stankunas. No nüüd veidi rohkem kui 100 meetrit on jäänud seda sõitu sõita ja väga põnev sõit on sellepärast, et masinad number 7 ja 9 on täiesti võrdselt liikumas. On tegemist Tiskuse ja Mažanauskasega, kes keda. No selles on nüüd küsimus, mis jääb küll lõpumeetrit otsustada, aga mulle tundub küll, et Tiskus külalisvõistleja Lätist on võtnud ikkagi nõuks seda eelsõitu võitma minna. Ja ei ole enam kahtlust, et tulemus 3.05,7 on ülikõva aeg, mis viib Tiskuse kindlasti ka finaali, aga peaaegu sama kõva sõidu teeb ka Andrievs Šestulis, kes lõpuga tõusis teisele positsioonile 3.07,8 ja kolmandal positsioonil Titas Mažanauskas. Titas siis veel kord tuletab meelde, on mullune noorema vanusegrupi võitja ehk siis kuni 16-aastaste noormeeste võitja, külaline Leedust ja toona sõitis finaalis välja suurepärased 3.04,4. Sit ready. Attention. Ja see sõit on ka läinud probleemivabalt käima. Hetkel on juhtimas Kristjan Lindsalu, kes on võtnud kohe algusmeetritest peale nõuks väikene vahe konkurentidega sisse sõita. See on viimane sõit. Need noormehed teavad suurepäraselt, mis on varasemates sõitudes toimunud ja võib-olla teavad ka veidi seetõttu aegasid planeerida. Kas saame praegu välja lugeda ka, mis on see viimane finaali viiv aeg 3 eelsõidu põhjal? No hetkel viiks finaali veel, kui seda sõitu ei toimuks, näiteks 3.15,8. Et vähemalt 3.15,8 peab olema praeguse seisuga, et finaali pääseda ja hetkel hoiab seda kohta siis 16. positsiooni 3 varasema eelsõidu aegade põhjal. Valters Dirnens, Läti esindaja, 3.15,8. Ja eelsõitude peale kõige nobedamalt on liikunud Kaspars Tiskus, Jurmala ja Läti, 3.05,7. Sõitis välja selle aja esimeses eelsõidus. Andrievs Šestulis, tema siis 3.07,8, nii et aegu siit natukene ka võrdluseks saab tuua, aga nüüd on jäänud kohe umbes 500 meetrit veel sõita ja Kristjan Lindsalu on ikka endiselt seda sõitu juhtimas umbes samasuguse üsna soliidse vahega 5-6 meetrit siin lähimate jälitajate ees ja ka Martin Kaljuste paat liigub siin rajal number 11 päris kenasti. Veel kord eelmist aastat vaadates tahavaatepeeglisse korra kiigates, siis võitis toona Rain Harjus ja see sama mees hetkel juhtimas Kristjan Lindsalu oli muuseas mullu teine Tallinna sõudeklubi esindaja, sõitis välja maagilise aja alla 3 minuti ehk et siis teise koha tagas talle 2.59,6 ja kolmandana Mihhail Kuštein, kes siis sai resultaadiks 2.59,8. Nii et Kristjan Lindsalul kindlasti on potentsiaali tänases finaalis ka oma aega parandada seal nii ka mitme sekundi võrra, sellepärast et vahepeal on vanust juurde tulnud, treening mahtu oluliselt kogunenud ja Kristjanit kindlasti sõudesõbrad peaksid teraselt jälgima. Kuulunud on mees siin ka noortekoondisse ja saanud rahvusvaheliste võistluste hõngu tunda ja kindlasti nimi, keda me siin tulevikus peaksime silmas pidama ja tema tegemisi teraselt jälgima, nii et Kristjani poolt ka selle eelsõidu võit 3.07,3. No see on tugev tulemus, tema järel kohe 3.09,2 Aleksandr Ivlev ja kolmandana selles eelsõidus Ermo Liivamägi 3.10,4. Sit ready.
Attention. Ja nüüd läks ka üsna napilt, vähemalt siit kõrvalt vaadates, aga kõik nüüd kenasti said ikkagi korrektselt minema ja no esimene valestart võeti ära, nii et kohtunikud said ka natukene oma oskusi siin näidata, aga võib öelda, et sõudmine, sisesõudmine on selline ala, kus neid valestarte on väga vähe ja tõenäoliselt seesama Torbik on töös võib-olla ka 100 aasta pärast sellest tõepoolest. Siin on väga tehniliselt täpselt need asjad kõik aetud, aga nüüd vaatame sõidukulgu ja ega mida me näeme, no nii nagu võisime ennustada Kristjan Lintsalu nime välja hõigates, et tema on üks tugevatest tegijatest, siis täpselt nii ongi, on hetkel Lintsalu asunud seda sõitu elegantselt juhtima, aga taga on teda seilamas ja peilimas Titas Mažanauskas, Leedu noorsportlane, samuti Toividas Stankunas, mees, kes siis sai hakkama tänase päeva seni ainsa valestardiga ja sealt ka Joonas Toom, nii et Eesti noormehel on ka päris head võimalused sealt, ma mõtlen siis Toomi, tulla ja poodiumi kohta endale nõuda. No ka Ermo Liivamägi seis on suurepärane, seal võib praegu öelda, no masinal number 10 pingutab tema, kui Kristjan Lintsalu on hetkel minemas oma teed ja vaadates nüüd eelmise aasta lõpuprotokollis, siis Lintsalu on tuttav mees juba ka varasemas, sest et sama võistlusklassi teine ehk siis eelmisest aastast ja sõudis alla 3 minuti 2:59,6 ja tõenäoliselt Lintsalu hoidis ennast olulisel määral eelsõidus, sai endale küll äärepoolsema raja, aga nüüd finaalis paneb oma seisuse siin maksma. Tegemist on, ärgem unustagem, ikkagi eelmise aasta teise koha mehega. Lintsalu on liikumas vääramatu võidu poole, aga mis toimub tagapool? No Titas Mažanauskas on üks nimi, keda peame vaatama. Joonas Toom on seal konkurentsis ja Joonas Toom on hetkel liikumas teisel positsioonil, liikumas hõbemedali poole. Kui nüüd Titas Mažanauskas ei võta mingisugust rohtu ja ei hakka seal Joonas Toomi positsiooni ohustama ja selles suures mängus, no kas on veel sees Ermo Liivamägi? No kolmandat kohta lahutamas 9-8 meetrit ja tõenäoliselt ei õnnestu Liivamägil selle jäänud 100 meetriga enam oma positsiooni parandada, aga siit tuleb Kristjan Lintsalu, tuleb vääramatu võidu poole ja nüüd näeme, kui võimas tuleb Lintsalu tulemus siin täna ja päästev lõpujoon 2:57,5. Sellega 2,1 sekundiga edestab mullust aega Joonas Toom, palju õnne teise koha eest 3:01,2 ja kolmanda positsiooni võitles välja Titas Mažanauskas ja tema tulemus 3:03,7 ja vahepeal ka oli selline tunne, et Ermo Liivamägi võib medalikonkurentsi sekkuda, siis siiski 4. koht tulemusega 3:05,3.